1922. aastal töötas Eesti kunstnik Amandus Adamson, kes on ka Kadriorus paikneva üldtuntud mälestusmärgi Russalka autor, pikemat aega Itaalias. Tema 3 meetri kõrgune Carrara marmorist skulptuurigrupp Tulge minu juurde, kes te vaevatud ja koormatud olete, sai paavsti õnnistuse ja paiknes purustamiseni Tartu Pauluse kirikus ja kaunistab nüüd sealse lapsehoiu logo. Enne sõda oli Tartu Pauluse kirikus Amandus Adamsoni loodud skulptuurigrupp. Kahjuks ei ole kuju olnud võimalik taastada, küll aga on sellest inspireeritud meie lastehoiu logo. Tartu Pauluse kiriku suure remondi ajal planeeriti siia tiibhoone 3. korrusele taaskasutuskeskust, aga enne ehituse lahti minekut astusid uksest sisse 3 naisterahvast ja ütlesid, nad tahaksid siia teha hoopis lasteaeda. Hea mõte, viimasel hetkel andsime selle soovi arhitektile teada, kiiresti tulid projektid, ehitus läks lahti ja kui siis need ruumid valmis said, oli see sedel, kuhu oli nende telefoninumber kirjutatud, ära kadunud ja me siiamaani ei tea, kes olid need 3 head inglit, kes tulid ja sellise suurepärase mõtte meile andsid. Pauluse lastehoid avati 2011. aastal. Siin on 35 kohta. Töötajad on kõik koguduse liikmed. Lapsevanema tasu on Tartu linnas ühesugune, sõltumata sellest, kas ta käib linna lasteaias või Tartu Pauluse lastehoius. Lapsed on meil 3 rühmas vanuse järgi. Mänguväljak on kiriku taga. See on lastehoid, kuna ta asub 3. korrusel. Eestis ei ole 3. korrusel lubatud teha aeda, aga lugema, kirjutama õpetame ikka. Nii et see, mis lasteaed haridust annab, selles me endale järeleandmisi ei tee. Meil ei ole seda kohustust, on vaid rõõm hoolitseda tublide laste eest. Me ei ole pidanud lastehoiule erilist reklaami tegema, pigem on meil alati olnud järjekord ukse taga ja info liigub tuttavalt tuttavale. Siin on palju lapsi, kelle vanemad töötavad siinsamas kiriku lähedal. Iga päev algab siin hommikusöögi ja hommikuringiga, mängudega ja lõunasöögi ja päevaunega. Iga esmaspäeva hommikul kogunevad lapsed kirikusaali, kus ollakse ühises palves koos kõigi teiste koguduse töötegijatega.